ja meil on vaja sidrunit, suhkrut ja sooda. Ja küpsetuspulbrit, äädikat, 7-Up, veespraiti. Ja puhastusvahendit ja tumestus ja vett. nii, ja siis meil on vaja veel punast kapsast, sest see on meie indikaator. Kõik segud on segatud. Nüüd me paneme sisse indikaatori. nii, ja indikaator on meil siis selline äge punase kapsa mahl, millest siis pool on vesi. nii, sellised värvid, siis tulid meil väga erinevad värvid. Järgmine ülesanne, mis meil nüüd on, mis te arvate, milline nendest on kõige happelisem? nii, see on 7-Up, sina arvad, et on kõige happelisem. Mis sa, Joosep, arvad, et on kõige happelisem? Sina arvad, et Domestos on kõige happelisem. Mis tähendas happeline üldse? Ma ei öelnud lihtsalt söövitav, vaid ma mõtlesin, et happeline selles mõttes, et millel on kõige... Ma arvan, see. Ma arvan... pH taseme järgi. Jakob, mis sina arvad? See ja see. See ja see. Nii et 7-Up arvate. Kas te ei mäleta, et me tegime katset äädikaga ja me ütlesime, et äädikas on hape? Keegi ei paku mulle äädikat. Kõige happelisem on, kes ütlesid seda, nendel oli õigus, on sidrun. Nii et sidrun on õige koha peal. Järgmisena tuleb äädikas. Nii et Joosep, kas sa tõstad äädika palun sinna sidrunist järgmiseks? Nii, järgmine on 7-Up. Nüüd järgmine on suhkruvesi. See ongi siin järgmine. Nii. Nii, nüüd on meil kõik õiges järjekorras. Ma tahaksin siia lisada tegelikult ühe veel ja see on lihtsalt tavaline vesi, et me näeksime, kus vesi ka on. Nii, mis te arvate, kuhu see vesi peaks minema? Ma arvan, et see peaks olema siin. Või nagu seal. Joonas arvab, et see tuleb siia spraidi juurde. Ma arvan ka. Ma arvan siin. Ma arvan ka. See spraidi juurde. Tegelikult ta õige koht on spraidi ja, või sellest meil on siin 7-Up ja siis suhkruvee vahel. Kas te teete talle natukene ruumi? Nagu te näete, tegelikult siin isegi värvidega on väike mäng käimas, et punased on siin kõige paremal pool ja siis on natukesed lillakad ja siis tulevad rohekad sinised ja viimane on üldse kollane. Nii, ja selle asjaga on nüüd niimoodi siis, et kõik, mis on siin paremal pool, need punased, need on kõige happelisemad. Nii, et niimoodi me saame teada, kas asi on happeline, kui me paneme sinna sisse indikaatorit, siis see näitab, kui see läheb punaseks, siis see tähendab, et see on happeline. Niimoodi tehakse igasuguseid katseid, ka näiteks laborites, et näha, kas midagi on happeline või näha, kas midagi on kuskil sees, siis pannakse erinevaid indikaatoreid sinna sisse ja siis olenevalt sellest, mis värvi lahus läheb, selle järgi nad saavad teada, millega on tegemist. Ja aluselised asjad on siis meil vasakul pool. Vot selline lugu. Aitäh kuulamast ja vaatamast. Tule teinekord jälle.